ikka landiga. Kuidas ka veel tunne on praegu? Vaat päris mõnus on. Suhke muuk käis. Oi. Paaris ära võib olla. Osa pikk. Pikk on jah. Aga tundub, et konksud on ikka väiksed. Käes! Oti! Tuligi ära, jah. Aga siis on kuradi... Paari kilol poiss. Jah, see on selline kilo 700-800, jah. No näed, vahva. Saa vaita. Noh. Täitsa vägev, näed. Mis sa siis ütled rustikalaitide kohta? Näed, töötavad. Töötavad on? Ideaalselt ja ujuvad kenasti, eks see ole? Ilus auk. Oi, kurat, vägev. Vägev. High five, dude. No nii. Püüame edasi, ankurant ei pea ja me läheneme väga suurele kiirusega, läheb mööda. Suur kalju. Ma rohkem vist ikka siis madalamas rohkem. Korra. Läheb mööda või? Läheb küll. Ilus kala, jah? Jaa. Hakkab olemas. Vaen rabas! Saab midagi teha ka, noh. Mul on vaja see kala kätte saada. Jaa, mul võttis ka, aga ei jäänud külge. Küll, jah. No hei teie kokanduse sõbrad ja kalanduse sõbrad, et täna oleme tippkokk Alar Oeselgiga kööginurgas ja hakkame valmistama Pärnu lahest püütud krevette. Uskuge või mitte, forell näkkab ka veel päris hästi. Jaanus, meie Eesti kõige kuulsam kalakokk ja Olavi Eesti kõige targem inimene, kes üldse teab, kuidas teha rummi koolat. Ja ma siis sama mölisen takka ja vaatan, mis saama hakkab. Igatahes hakkame süüa tegema ja plaani paika panema edaspidisteks suurteks kalapüükideks ja nii edasi, et teeme süüa ja naerame niisama. No. Teie aga siis nii kaua vesistage ja jälgige, mida Oeselg täna teeb. Üldse kala polnud, täitsa imelik. Mis sa ütlesid? Vormisil üldse kala polnud. Vormisil ei käida kalal. Käeks, ära. Mina ei ole veel kuulnud, keegi oleks. Ma jäin esimest korda elus, jäin seal niimoodi ilma, et ma ei saa ahvenaid. Ma saan iga kord panged ja ahved määrad üle sealt. Null! Kuidas teil on läinud Vormisil kalapüügiga? Väga hästi. Aga selle kalaga, mis te püüdsite täna hommikul? Selle kalaga läheb kohe väga hästi. Mis sul plaanis? Alar, mis sa teed sellest kalast? Küsin jah, Allari käest. Alar, ütle, mis sa teed sellest kalast? Mina arvan, et teeme svissi. Võta nuga, Allar. Võta nuga. Poisid, andke mul nuga, noh. Ma toon lõikan. Nuga. Väiksed tükid ja suured tükid. Keegi on räigelt peksnud seda kala, noh. Ei tea, mis kuradi võrgus või see oli nüüd siis. Aga näe, punane liigub juba Pärnus, et ma arvan, et võiksite kõik kalamehed võrgud nüüd mere lasta juba, kuna koha ei ole, vaata. Aga punast liigub juba. Kõik kindlasti usuvad ka, vaata, seda mis sa räägid, on ju. Ja täna on meil ka menüüs siin väikene siga. Siga või? Jah. Milline? Täna on lihapidu. Sia. Terve sia sööme. Samas me kasutame köögist karistamiseks näiteks kellelegi loast. Ja, et kui... Kõrvale serveerime keedetud muna. Oi, Allar. Keedu, muna ja lõhe, päris hea. Aga see on... Kui tänapäeval inimesed muutunud väga kurjadeks, siis on hea teil sellist asja köögis nagu omada, et kui keegi klient nagu välja vihastab, vaata. Noh, siis võtad selle, et oot, stopp. Siis tuleb karistus. Trahvilöögid. Mereküla saab nuia. Mereküla karistus. Ja muidugi täna õhtul menüüs on meil lõhe kõrvale selline asi. Assa kurja. Mis selle nimi on nüüd siis? Spiritus reflectone Bozovi. Ahah, ma tundub, et teie suur rummiarmastaja teate väga hästi, millega on tegu, et kuna Poola Rahvavabariik ei ole Pärnust eriti kaugel, et siis
käite seal vist päris tihti, et kuidas Poolas nagu hetkel siis see olukord on, et ma sain aru, et kõik piirid on lahti ja olukord on ilus. Kontrolli ei ole millegi üle. Rahvas lõhutseb, pidutseb tänavatel. Jah, paate müüakse igal pool. Paate jah, pärnakate lemmikpaadid on kõik toodud Poolast. Okei, et eks Allaril ka paat on või? Saaremaal, Allari käib Saaremaal. Kindlasti on ta, aga ta pidavad käima selle kümblustünniga merel. Okei, ankruks on? Ei no vaata, seal on soe, vaata. Nii. Meri on ju külm. Ahah, et siis kümblustünniga käib kalal, istub tünnis. Õnge nagu ei olegi vaja. Ei, kalad tulevad sooja peale. Ja siis puistad lihtsalt jõhvikaid vette. See lipp on. Väike kadaka oks sisse. Kala tuleb, võtab jõhvik ja paneb silmad kinni ja seda vabalt tünnist käega välja. Jah, mingit saare rummi. Mitte saare rummi, vaid džinni. Saare džinni, kadaka marju, kadaka oksa ja kümblustünniga merele. Kuule, Allar tule appi. Allar ei tule appi. Allar tahtis Koka videot eile saada. Hakkas mulle seal Facebookis mingi puid alla panema. Ma teen talle Koka videot praegu. Jaanus Olavi, kuule, kas praekartuleid ka teeme või? Ikka, kõige maailma. Küsi Allari käest retsepti. Ma helistan Allarile, ma küsin retsepti ka. Ma praegu hakin selle väikse sibule ära siin, ja siis tõmbame Allarile kõne peale. Ja kui ta retsepti ei avalda, YouTube'ist vaadata. Siis on perses. Jälle pean ühe piiksu panema peale. Teeme nüüd nii, et me oleme nagu sellega... See on ju Koka saade nendele, kes ei, Koka saade, kes ei taha süüa korralikult teha. Ma hakkasin nutma praegu. No on põhjus ka. Ma ei ole ju sibulat kunagi hakkinud, vaata. Ma ei ole köögis eriti tööl olnud, vaata. Allar, tule maitse ka, Marja. Allar. No, mis meil siin pakkuda on? Meil on siin vikerkorrali mari. Oigu hea. On küll hea, jah? Tore. Tartari ma teile juba näitasin, aga Pärnu lahe hiitkrivetid on marinaadis. Ja ega siin muud ei ole, kui küsime Allari käest. Allari, millal me grillima hakkame? Homme! Varsti hakkame. Kohe teeme. Näitame teile, kuidas piikrineek grilli peal grillida krivette. Ilmselt pole ju keegi mitte kunagi näinud, kuidas grillida krivette. Kalamehed eriti pole näinud. Ma ei usu ka. Ja loodame siis Allarist kõvasti abi selle juures, et ega me ise ju ei oska. Ja me helistame talle. Sõbrale saame helistada, 50-50 võtame ja mis veel oli? Rahva käest küsime ka. Mis rahvas arvab? Vait on kõik, keegi ütlegi. No jah. Rahvas arvab. Näpud püsti jah, meie köök siin praegu niimoodi võtab kogu hoogu. Ehk siis tegelikult me ei ole tegelikult ju kalale käinud, aga me läheme homme kalale. Enne kui kalale minnakse, tuleb korralikult kõhud täis süüa. Väga palju pole see ruumi. Ei, no ikka on, et plänki teeme ka. Plank steak läheb marinaadi. Kui keegi kodus varem teinud ei ole, siis siin on härra, kes teab kõike absoluutselt plank steakist. Absoluutselt, helistage talle. Järjest paneme siia videosse numbri ka, et saate Mattiasele helistada. Numbrit ei anna. Ei anna numbrit? Ei anna numbrit. Me võime ainult tema Tinderi kontot jagada. Mattias 666, hot boy. 69, hot boy. 69, hot boy. Flanksteakprofessional.com Medium beef. Ega siis nii ei ole, siis me käime ju ikkagi augi ka püüdmas või kuidas meil selle looga on, et Kõik. eile saime ühe väikse augi ka. Mul võin näidata just telekas praegu. Mis see? See kuradi... Nii, vaata, mis tehakse. Kalameestele natuke siit näpuneid. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Au. Simitsuri helistab. Oota, keegi helistab. Ahah, ei tea jah, kes helistab.
ei ta, mida ta müüa tahab meile praegu? Ürte või? Mul oleks vaja, aga ma pole siiamaani saanud olest. See on Eesti kõige suurem salatikunn. Ürdikuningas helistab. Nii, alkoholikunn. ja Kokteilikunn. Orange Habanero. Et enne kui kalal läheb, ta tuleb alati siit pudelist võtta, eriti sügisel, jah? Kala on kinnistatud. Landi konkse pole vaja teritada, aga teritame kõhtu ja meel. Jaa, absoluutselt. Absoluutselt, kondid ja on ju sääreluud ja Luud ja kondid. Jah, vaagnaluu ja puusaluu ka. Puusaluu, kala puusaluu on eemaldatud. Vaadake, siin on kala kodarluu. Kodarluu. Kedraluu. Ja väiksed varbaluud on siin ka niimoodi. Varbaluu, jah. Ja nüüd oleks vaja sinna taha see lugu panna YouTube'is käima. Kus on see? Kus te oma jalgu peidate? Konnalaul. Ei, kus need jalad? Kus te jalgu peidate? Seda laulu Oma selga heidate. Jah. Ühesõnaga, ilus rõõba. Mulmul, väiksed jalad, kus on teie suured kalad? See on kalameeste laul on, jah? See on täiesti teistmoodi. Ja järjekordne tartari lõikus hakkab siis siit nüüd pihta. Et kõiki neid töid saab teha ainult siis, kui sul on nuga. Terav nuga. Nägite seda praegu? Nägite seda väikest trikki praegu? Nii, rõõma. Õla peale see väike forellilaks, ei see on lõhe. Ja üldiselt on ka nii, et toidunaudi-poisid ei karda käia ka cateringidel. Nii et kui te soovite endale väga profide kalakokkade cateringid eelida, siis toidunaut on see koht, millega ühendust võtta näiteks. Ja täpselt, ja siin keevad kalakeeled. Kalakeeled või? Jaa, kohakeeled. Kohakeeled. Siin on, mis siin pajas oli? Loom. Mereploom. See on siis mereploomi on Eestis veel vähe tuntud, selline mereploom kasvab hästi sügavas vees nagu ploomipuu vee all. Kalad ujuvad ümber ja näksivad neid seal. Üldse ainult üks kord 100 aasta jooksul täpselt nagu sõna all. Ja siin tehakse karamelli, ehk sellest tuleb pitsapõhi. Ei tule pitsapõhi, mis sellest tuleb? Pitsakaste ja kalamunad. Kalamunad või? Munandid. Tursamunandid. Kalamunandid. Vot nii, side lõpp, et siis teate, tahate korralikult süüa, siis tellige toidunaut omale hoobi peale ja oi. Ja kui peaks juhtuma kõigest väike äpardus, siis alati on Põltsamaa Felix. See aitab kõigega kehvemast olukorrast välja, nii et kasutage Põltsamaa Felix ketšupit. Felix päästab päeva. 1 kilost ketšupis on rohkem kui 2 kilo tomateid. Sellest küsime raha. Ja hoppa Pärnu lahe tiigerkrevetid. Ja loomulikult ikka maailma parima kalakoka ja piikrineegiga. This is my strong hand. No nii, Allar, kus sa oled, Allar? Tule siia. Tule siia. Njam. Sööme kõik koos. Võta ampsu. Ja, njam. Oota ma, njam. Vaata nüüd siit ilusti pealt. Ära liiguta. Mul ei kukku näol maa. Jaa. Saad veel peokäugus viga. Kusjuures see forell on parem maitse kui on lõhe.
see on jah. on ju? Jumala puhas maitse seal ka on. No vaataks tegi. Ei, aga lihtsalt kala lendab pole seda mudaga. Jumala tihti ostad on mingisugune imelik kala maitse mudakus. Kala kasutuse mudakus. See on jumala puhas. On väga hea maitse. Siis täna on meil selline lihtne toit, lihtne kala, lihtne kalamari, lihtne leib on ju. Ja sinna juurde me joome lihtsalt rummi. Lihtne toit. Tavalise eestlase toit. Sellest peitub võlu. Absoluutselt. Tavalise eestlase toit. Ei tasu üle pingutada. Ei maksa. Absoluutselt. Ei ole vaja. Mattias, mis sa nüüd teed? Ma lõikan kaalikat. Aga Mattias, mis sa nüüd teed? Ära uia. Mattias jõuks kokku praegu. Error. Eesti kaalikas. Maitsev kaalikas. Vegan oled või? Ei ole. Tagasi kalavetel. Ristita mängud. Versioon number 2.